Tervitan teid Virumaa kolledžis, nii neid, kes on siin kohale tulnud, kui ka kõiki, kes ekraani vahendusel meid vaatavad. Ja sissejuhatuseks pean ütlema paar sõna, kuna Kompetentsikeskus seda seminari korraldab, et ma leian, et on lausa kohustus rääkida paari sõnaga sellest, kuidas on intellektuaalomandi teema ja Kompetentsikeskus omavahel seotud. Et me oleme Põlevkivi Kompetentsikeskuses juba 10 aastat pidanud intellektuaalomandiga seonduvat oluliseks ja seda mitmes aspektis. Esiteks on meil tööl intellektuaalomandi spetsialistid, just nägite. Teiseks oleme me konsulteerinud ettevõtjaid selle aja jooksul, oleme korraldanud seminare ja lõpuks oleme ka kaitsnud enda lahendusi. Ettevõtjatele me oleme rõhutanud seda, et kui te olete välja mõelnud või välja töötanud mõne idee, mõne lahenduse, et siis lihtsalt see idee ei ole võib-olla selline käegakatsutav asi. Kui te olete selle pannud paberile, selle ära kaitsnud, et siis on see käega katsutavus juba natuke reaalsem, et see on juba peaaegu nagu selline materiaalne asi, see teie vara, mis te olete niimoodi omandanud. Ja loomulikult annab selline lähenemine konkurentsiolukorras eelise, mis ettevõtja jaoks peaks olema tegelikult ju väga oluline. Ja just sellise suhtumise, mõtlemise edendamine ongi meie missiooniks olnud nüüd need juba veidi rohkem kui 10 aastat. Teine pool on meie enda keskuse igapäevatööga seotud. Sest Põlevkivi Kompetentsikeskus on teadus-arenduskeskus ja sellise igapäevase teadustöö raames me kasutame hästi palju teaduskirjandust. Eelkõige selleks, et vastavad teemaga publitseeritud teadusartiklitest leida lahendusi nendele probleemidele, mis meil hetkel võib-olla just lahendamist vajavad. Ja loomulikult, et me ei suuda ju ise teha läbi kõiki neid võimalikke lahendusteid, lihtsalt füüsiliselt ei jõua katsetada, et siis on kindlasti vajalik ka selline kirjandusülevaade läbi viia. Aga selle kõrval kasutame me ka patendiinfo andmebaasi, mis tihtipeale annab hea ülevaate sellest, et milliseid arendusi on vastavas valdkonnas tehtud, milliseid kaitsedokumente on vormistatud. Ja sama põhimõte tegelikult kehtib ka ettevõtja poolt vaadates, et ühe innovatsioonilise mõtteviisiga ettevõtja täiesti loogiline tegevus peaks olema samamoodi patendi andmebaasides tehtud otsingud, patendiseire ja muu. Et tundub, et need peaks olema tavapärased tööriistad. Ja meile sarnaselt ettevõtjatega on samamoodi oluline, et me oma omandit kaitseksime. Et tänaseks me oleme 2 kasulikku mudeli kaitsedokumenti saanud. Üks on plastjäätmete koospürolüüsi teemal ja teine on põlevkiviõli grupikoostise määramise metoodika kohta. Ja oleme esitanud ühe patenditaotluse, mis puudutab väävli vähendamist põlevkiviõlis. Ja ühe olulise momendi tooksin veel, see on kokkulepped tellijate ja koostööpartneritega. Et kui sellise teadus-arendustöö eesmärgiks on luua uusi lahendusi, uusi teadmisi saada, et siis tihtipeale on see, et kui me algatame mõne ühisprojekti või teeme mõne tellimustöö, et siis on see, et meil on küll olemas eesmärk, kuhu me tahame välja jõuda, mida me tahame saavutada, aga tegelikult tihtipeale me veel ei teagi, et milline see lahendus on, mis selle eesmärgi meile kätte toob. Ja seetõttu on igal juhul oluline, et juba
koostöölepingu või tellimuse vormistamise käigus me räägiksime läbi selle intellektuaalomandiga seonduva, et kuidas see ühiselt loodud intellektuaalne omand siis nagu jaguneb pärast lepingu lõppemist, pärast selle eesmärgi saavutamist, pärast seda, kui me oleme midagi uut koos valmis teinud. Nii et ma usun, et sellised meie vaates võib-olla igapäevased momendid aitavad aru saada temaatikast vähemalt mingil määral, aga täna on meil väga hea võimalus palju sügavamalt ja läbi siis oma ala spetsialistide siin ettekannete saada sellest kõigest palju rohkem teada. Soovin kõigile head seminaripäeva ja kasulikku seminaripäeva. Aitäh, Kalle! Et täna oleme me siis tulnud siia kokku selleks, et tähistada intellektuaalomandi päeva. Terves maailmas igal aastal 26. aprillil tähistatakse seda päeva ja igal aastal on seal oma uus deviis, mille all seda tehakse. Eelmisel aastal oli see keskmise suurusega ja suurte ettevõtete jaoks ja need teemad olid välja pakutud, aga sel aastal on vaadatud rohkem nagu noorte poole, sest noorte päralt on tulevik, et tõsta noorte inimeste teadlikkuse taset just nimelt intellektuaalomandi valdkonnas, et kui nad tahavad oma ideid juurutada praktikasse, et nad siis teaksid, kuidas seda kõik kaitsta. Seda kõike teeme me koos täna siis meie Patendiametiga ja meil on tulnud siia kohale väärikas koosseis. Palun kava. Olete kindlasti selle kavaga juba kõik ka tutvunud ja näinud. Nii et täna on võimalus siis kuulda Patendiametist kui kompetentsikeskusest, Patendiameti peadirektori Margus Viheri ettekandes. Siis Jaanika Kruus räägib teile kaubamärkidest, kuidas kaubamärke kaitsta. Ja siis on Tiina Lillepool, kes räägib ka leiutiste kaitsmisest ja kuidas siis need esmased sammud selleks välja näevad. Ma paluksin siis esimeseks ettekandeks Margus. Ja, tere ka minu poolt. Et just täpselt selle kõigega, mida me siin tervitussõnavõtus kuulsime, meie kokkupuutepunktid Patendiameti ja teadusasutuste puhul välja näevadki. Ja täna, kuna minul paluti rääkida, et mis Patendiametis ja tööstusomandi ja laiemalt intellektuaalomandi valdkonnas uut on, siis et alustada sellest, mis on uut, siis ma räägiksin ka natukene, et mis on seal nii-öelda alguse aegade juures olnud, et täpsemalt oleks aru saada, et miks see asi, millega me nüüd oleme tegelema hakanud, ehk siis intellektuaalomand kõige laiemas võtmes, miks see on siis meie jaoks hetkel uus ja huvitav ja kuhu me siis oma sihid seadnud oleme. Et ajalooliselt siis Patendiametid on eelkõige töötanud tööstusomandi ametitena ja tööstusomand siis klassikalises tähenduses hõlmab eelkõige leiutisi, erinevad leiutise kaitsevormid Eestis patendina ja kasuliku mudelina on leiutised kaitstavad ja siis loomulikult kaubamärkide õiguskaitse ja juurde siis tulevad ka toote väliskuju ehk siis tööstusdisaini lahendused ja geograafilised tähised ja kunagi ei saa üle ega ümber ära mainida ka, et mikrolülituste topoloogiad on kaitstavad tööstusomandina, aga Eestis ei ole seni veel ühtegi registreeritud mikrolülituse topoloogiatega, kõik võimalused seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga ja Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, kõik ettevalmistused said tehtud, nii et kui kunagi kellelgi tuleb ka mõni hea mõte selles vallas, siis olete oodatud, et kunagi üks taotlus on ametis vastu võetud, aga ei ole see nii kaugele jõudnud. Ja siis tõesti ajalooliselt oligi Patendiamet loodud valitsusasutusena ja valitsusasutusena töötame me ka praegu
ja just nendele nimetatud tööstusomandi liikidele õiguskaitset meie anname ja meie puhul siis võib-olla näiteks teiste Balti riikidega on see eripära, et leiutiste puhul me teeme ka täisekspertiisi, et ei ole registreerimismenetlust nagu siin mõnedel lähiriikide ametitel veel tavaks on. Ja statistika mõttes ma olen ka välja toonud siin, et esimesel tegevusperioodil 1919 kuni 1940 anti välja siis 2931 patenti ja registreerime 6587 kaubamärki ja 207 mustrit ja mudelit, nagu neid asju tol ajal nimetati. Ja miks ma neid numbreid siin olen välja tahtnud tuua, et kui Patendiamet taasalustas oma tegevust 1992. aastal, siis see numeratsioon täpselt sealt kohast läks edasi, nii et esimene välja antud patent kandiski numbrit 2932 ja kaubamärkide puhul siis kaubamärgitunnistusel oli number 6588. Ja kõik need ajaloolised patendid ja kaubamärgid on leitavad ka riigiarhiivis, et neid täitsa huvitav on teinekord sirvida, kui kellelgi tekib huvi, siis on see võimalus täiesti olemas ja ajaloolised kaubamärgid on ka tegelikult Patendiametil andmebaasina olemas just selle perioodi omad, nii et need on kõik kättesaadavad ja otsitavad. Ja nagu siin see aastanumber näitab, 1992 ehk siis 10. märtsil sellel aastal tähistaski Patendiamet 30 aasta möödumist taasasutamisest ja siia ma olen välja toonud, et üks suur muutus oli tööstusomandi apellatsioonikomisjoni töökorralduses, mis tähendab tegelikult seda, et koos Patendiametiga loodi tööstusomandi apellatsioonikomisjon, kus siis on võimalik vaidlustada Patendiameti otsuseid või siis pooled saavad omavahel lahendada erimeelsusi ja miks ma selle 2019. aasta just olen siin ära nimetanud, on see, et siis tööstusomandi apellatsioonikomisjon toodi Justiitsministeeriumi juurest üle Patendiameti juurde ja see on täiesti iseseisev vaidlustusi lahendav organ. Ja sellest ajast alates siis kõik tööstusomandialased vaidlused on mõeldud siis lahendamiseks just selle organi poolt, mitte enam kohtutes, kus oli varem see võimalus tegelikult olemas. Et nüüd seoses seaduse muudatustega just 2019 siis seda protseduuri pigem siis lihtsustati ja tehti ka kasutajasõbralikumaks ja kiiremaks, et siis need kohtuveskid siis traditsiooniliselt jahvatavad natukene kauem. Ja nüüd selle kompetentsikeskuse poole peale, mis on tegelikult meie siht ja eesmärk, et Justiitsministeerium siis oma arengukavas on näinud ette, et Patendiametist saab nüüd erinevate siis tööde käigus tulevikus kompetentsikeskus, aga eks me osaliselt oleme seda rolli juba praegu täitmas ja just neid tegemisi, mida me oleme traditsiooniliselt kogu aeg teinud, ma liiga palju siin praegu ei käsitle, sest nagu te kuulsite, siis kaubamärkidest ja patentidest räägivad minu kolleegid pikemalt ja põhjalikumalt, aga lisaks siis kaubamärkide registreerimisele ekspertiisi läbides siis ja ka patendi ekspertiisile on meie hästi suur töömaht olnud ka teavitustöö ehk siis koostöö väike- ja keskmise suurusega ettevõtetega ja ka ülikoolidega ja üleüldse laiema avalikkusega. Et oleme ka nüüd viimase 2 aasta jooksul sõlminud koostööleppeid erinevate ülikoolidega, et nii Tartu Ülikooli, Maaülikooli kui Tallinna Tehnikaülikooliga on Patendiameti kahepoolsed koostöölepped ja siis loodame järjest rohkem sellist kahepoolset koostööd teha, kaasata mõlemat pidi valdkonna eksperte
just selle teavituspoole peal ja vastastikuse nõustamise poole peal. Ja meil on ka hästi suur osa sellist klassikalist nõustamist, ehk siis meie ekspertide poolt pakutavad tasuta konsultatsioonid on endiselt väga populaarsed ja muidugi kõikvõimalikud seminarid, võib-olla isegi analoogsed nagu see tänane siin, et Patendiametilt on põhimõtteliselt ka võimalik vajadusel tellida oma soovitud sisuga seminare, aga meil on ka igal aastal koostame siis seminaride kava ja loomulikult ootame rõõmuga kõiki sinna osalema, et on nii kaubamärgi teemalisi, leiutiste kaitse teemalisi, autoriõiguse teemalisi ja sinna oleme enamus kordadel kaasanud ka esinejad väljastpoolt ametit, ehk siis tavaliselt juba aastaid on patendivolinikud oma tegevusvaldkondi tutvustanud ja nüüd ka tihtipeale ettevõtjad räägivad oma kasutajakogemustest intellektuaalse omandi kaitsel. Ja see on nüüd see pilt, mida siis asuti muutma möödunud aastal, ehk siis Justiitsministeerium, selle loo räägin ka ära, et Justiitsministeeriumisse jõudsime me siis 10 aastat tagasi, ehk 2012 otsustati, et kõik intellektuaalomandiga tegelevad just poliitilise või õigusliku sisuga asutused viiakse kokku Justiitsministeeriumisse, ehk siis autoriõiguse valdkond Kultuuriministeeriumist ja tööstusomand Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja siis 2012 alustasime Justiitsministeeriumi haldusalas ja selline mudel on mõnedes Põhjamaades ja näiteks Saksamaa, kus ka Justiitsministeerium koordineerib just tööstusomandi või intellektuaalomandi ameti tegevust. Ja siis juba Justiitsministeerium siin erinevate analüüsidega jõudis selleni, et Patendiamet oleks palju praktilisem ja õigem koht, kus neid praktilise ja rakendusliku iseloomuga autoriõiguse ülesandeid võiks täita. Ja siis antigi need ülesanded 1. aprillil üle Patendiametile. Ja mõned on, ütleme, võib-olla väga spetsiifilised, mõned on natukene sellised laiemad ja ma püüan siis lühidalt avada iga selle tegevuslõigu tausta. Ehk siis esimene on orbteose staatust käsitleva infovahendaja roll Eestis. Ja see kõlab esimesel kuulmisel võib-olla isegi võib-olla segaselt, et mis see nüüd täpselt on, aga tegelikult on siin autoriõiguse kontekstis on see teos, mille autorit ei ole olnud võimalik välja selgitada ka väga põhjaliku ja hooliku otsingu tulemusel. Ja siis, kui siin ka on kohane rääkida mäluasutustest, ehk siis arhiivid, raamatukogud ja Eesti puhul ka Rahvusringhääling, et need organisatsioonid peavad siis oma kogudes olevate sellise kahtlusega teoste puhul tegema hooliku otsingu ja kui nad ei leia seda autorit, siis põhimõtteliselt annab see õiguse seda teost vabalt kasutada, aga see teos tuleb registreerida Euroopa Liidu intellektuaalomandi ameti EU-IPO andmebaasis ja see ongi siis see roll, mida Patendiamet täidab, et Patendiameti kaudu see info liigub ja sealt EU-IPO andmebaasist saavad kõik kasutajad siis vaadata informatsiooni seda tüüpi teoste kohta, et need jälle ringlusesse satuksid ja seal on ka vastupidine roll, et kui siis ükskõik millisel hetkel tulevikus selgub, et ikkagi sellise teose autor on tuvastatav, siis võetakse see teos uuesti sealt andmebaasist välja, autor saab õiglaselt oma tasud ja kõik on jälle korras selles mõttes. Siis teine tegevus, mis Patendiametile samuti üle tuli, on riikliku järelevalve teostamine kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle. Ja need on nüüd tegelikult need organisatsioonid, mis ühendavad autoreid ühel või teisel viisil. Et näitena võin nimetada Eesti Autorite Ühingut,
või Eesti Esitajate Liitu või Fonogrammitootjate Ühingut, et see tegelikult näitab, et Eestis on enamus selliseid kollektiivse esindamise organisatsioone just muusikavaldkonnas ja päris paljud kunstnikke koondavad valdkonnad on tegelikult üldse esindamata jäetud ja need organisatsioonide üks põhilisi rolle on siis see autoritasude õiglane jagamine autoritele ja ka autorite huvide kaitsmine. Ja nüüd Patendiameti roll on jälgida nende organisatsioonide õiguspärast tööd, et kogu see info, mis nad on kohustatud avaldama, oleks avaldatud ja hetkel meil on pigem see sellise sõbraliku koostöövormis, et esimene aasta on pigem selline piiride kompamine, tundma õppimine ja siis ütleme sellist riiklikult järelevalvet näiteks mingi trahvimise viisil, et seda me kindlasti vähemalt esimestel aastatel ei näe põhjust rakendada, et pigem on oluline, et kogu see vajalik informatsioon liiguks ja kõik need koduleheküljed oleks läbipaistvad ja nende tegevuse üle aruandlus oleks ka õigel tähtajal esitatud. Ja kolmas punkt, millest veel räägin, on siis autoriõiguse komisjoni töö korraldamine. See on siis selline komisjon, mis lepitusmenetluse vormis lahendab siis poolte eriarvamusi ja kuna ainus võimalus on, et sinna komisjoni ette minna, et mõlemad pooled kindlasti selleks soovi avaldavad, neil nõus on ja ka lõpptulemusega peavad mõlemad pooled nõus olema, ehk see peab olema kompromiss mõlema osapoole jaoks, siis see hetkel ei olegi liiga hästi toiminud, sest selliseid vaidlejaid meil Eestis liiga palju ei ole olnud ja praegu on Justiitsministeeriumil just analüüsiperiood pooleli, et Patendiamet peabki õige pea hakkama üles ehitama täiesti uuel viisil seda autoriõiguse komisjoni tööd, et Patendiamet on pigem siin sellises juhtrollis, et autoriõiguse komisjoni juht on Patendiametist ja selle komisjoni liikmed siis tulevad nendest samadest kollektiivse esindamise organisatsioonidest ja erinevatest valdkonnaga seotud ministeeriumitest ning huvirühmadest. Ja siis, mida me nüüd oleme selleks teinud, et see info kõigi huvilisteni jõuaks, siis Patendiameti koduleheküljele lisasime esimese asjana autoriõiguse teemalehe, et praegu on küll kodulehekülg juba õige pikalt olnud sellise välimuse ja väljanägemisega, nagu ta, kes on seda külastanud, siis inforohkus on selle üks väga positiivne külg, aga see vananenud visuaalne pool on asi, mis juba natukene on ajale jalgu jäänud ja nüüd loodame, et mai lõpus, juuni alguses saame oma uue kodulehekülje avada ja kõigile kättesaadavaks teha ja sealt siis leiate ka kõik autoriõigust puudutava informatsiooni ühest kohast. Ja kindlasti, kui juba koduleheküljest räägin, siis just Anu mainitud intellektuaalomandi päeva puhul Patendiamet andis välja ka 2021. aasta aastaraamatu, nii et aastaraamat.epa.ee, sealt leiate info nii Patendiameti tegevuse kohta kui ka viimaste aastate statistika, et kui palju üldse leiutisi kaubamärke kaitstud on, kuidas me oma teabeüritusi korraldame ja kõike muud erinevat. Ja nüüd autoriõigusest edasi rääkides, et ongi nüüd üks uus lõik, et need samad teabeüritused, mida ma siin ennem mainisin, et need ka laiendada autoriõiguse valdkonda. Et möödunud reedel just oli üks selline autoriõiguse teemaseminar Eesti Rahvusraamatukogus. See oli ka virtuaalselt vaadatav ja seal siis erinevad osapooled nii advokaadibüroodest, Tartu Ülikooli intellektuaalomandi õiguse õppejõud, Aleksei Kelly osales seal, Tartu Ülikooli raamatukogu esindajad, nii et sellised valdkonna võimalikult laiapõhjaline kokkusaamine ja info jagamine toimus ja toimub ka tulevikus. Ja uueks asjaks Patendiametile on siis koostöö ja osalemine erinevates autoriõiguse valdkonna projektides, et seni me oleme põhiliselt teinud koostööprojektid
Euroopa Liidu intellektuaalomandi ametiga ja Euroopa Patendiametiga, aga nüüd jah, autoriõiguse valdkonnas on tulemas palju uusi erinevaid projekte, millest kindlasti siis õige pea ka saame infot jagada. Ja muidugi selliseks infovahetuse lihtsustamiseks lõime ka otsepöördumiseks e-posti aadressi autor@epa.ee, kuhu siis saab kõiki autoriõigusega seonduvaid küsimusi saata ja siis vastavalt päringute sisule me vastame ise või siis jagame neid küsimusi siis nende asjatundjatega, kes on pädevad neile küsimustele vastama, sest ega siis nende samade autorid ühendavate organisatsioonide pädevus ei ole kuskile kadunud ega kadumas, et põhiline see sõnum ongi koostöövõrgustike loomine ja kõikide pädevate spetsialistide ühte inforuumi toomine. Ja see on lihtsalt kiireks infoks, et see on siin kontaktid, mida me siis ka jagame just autoriõiguse valdkonnaga seoses, et sealt samast meie koduleheküljelt need andmed kätte saab. Et kuna just see esimene punkt ehk siis autoriõiguse küsimused seoses arvutiprogrammide ja algoritmidega on läbi aegade olnud üks selline suur lemmikteema paljudele, sest erinevalt näiteks Ameerika Ühendriikidest Eestis arvutiprogramme kui selliseid kaitsta ei saa, et saab pigem neid lahendusi kaitsta, mida siis arvutiprogrammide abil uuenduslikku teha saab, et seal on jah, autoriõigusega kaitsmine on kogu aeg nagu olnud otse seoses just selliste teemadega. Ja selle tõttu ongi meil eraldi inimene, kes on valmis siis sellistele küsimustele vastama. Ja siis üldküsimused ja autoriõigusega seotud autoriõiguse seosed kaubamärkidega, nendele küsimustele vastab Jaanika Kruus, kes on ka täna meiega siin. Ja autoriõiguse seaduse tõlgendamise ja meie ameti nende rakendusliku ülesannete osas annab selgitusi hea meelega Kadi Kaisari-Veera, kes on siis ka just selle aasta alguses loodud intellektuaalomandi õiguse osakonna juhataja meil. Ja see esmalt mainitud arvteostega seotud küsimused, nendele siis on valmis meil vastama Kadi Rosenbaum, aga seal tõesti jah, liiga palju tegemist selles mõttes ei ole, et lihtsalt illustreerimaks seda mahtu, et Eesti mäluasutused on viimastel aastatel kokku leidnud oma kogudest 30 sellist teost, nii et me ei räägi siin jah, tuhandetest ega sadadest. Aga ma tegelikult jah, siin peatuksingi ja annaksin sõnajärje õige pea kolleegidele üle ja kindlasti ma soovitan jah, Patendiameti aastaraamatut meie koduleheküljelt leida või siis otseaadress aastaraamat.epa.ee. Aga mina tänan siinkohal ja kui on küsimusi, siis olen nõus hea meelega vastama, aga võin seda ka pärastpoole teha. Palun, kas on saalis või siin auditooriumis kellelgi küsimusi? Nii et suur tänu. Oota üks moment, ära mine veel kuskile. Nii, chatis ka ei ole, aga mina küsin ikka. Ikka, väga hea. Et ma mõtlesin selle peale, et sa tuled ja kasutaks nagu seda võimalust, et võt siin oli see tööstusomandi seadustiku eelnõu ettevalmistamine, mis oli 2013-2014 ja Aleksei Kelly oli sellega seotud, et see jäi nagu stoppama ja pidama, mis sellest edasi on saanud? See on nüüd nii, et tookord oli suur mõte see, et tehakse intellektuaalomandi koodeks, seadustik siis nii, et kõik tööstusomandi õigus ja kogu autoriõigus ja autoriõigustega kaasnevad õigused on siis ühes koodeksis sees. Ja nüüd aeg on möödunud nii palju, et on leitud, et nii ikka ei saa, et on ikkagi plaanis teha tööstusomandi seadustik ja autoriõiguse seadustik. Ja praegu Justiitsministeeriumil tööplaanis see on, aga pigem ühesõnaga, see oli liiga suur tükk hammustada ja alla neelata ja nüüd tehakse jupikaupa, et hetkel näiteks ma tean, et Aleksei Kelly tegeleb hoopis leiutiste puhul, kogu tööstusomandi puhul pandi ja litsentsimise küsimustega, et seal tuleb tegelikult läheneda nii-öelda samm-sammult, aga see on tegelikult seesama seadustik on põhimõtteliselt võiks öelda töös, aga ma ei oska täna ühtegi tähtaega öelda, et millal seda oodata on. Mõte on töös nagu, jah. Jaa, et mõte on see, et praegu on liiga erinevad näiteks patendiseadus ja kaubamärgiseadus, aga tegelikult lähenemine peaks olema üsna suures pildis sarnane, et ootused
ja lootused ja et ütleme, see oleks ka kergemini loetav, kergemini kasutatav, aga nii ta hetkel on, jah. Et see lihtsustab kindlasti edaspidi ka nii-öelda taotluste koostamiste tegemist, jah. Ja veel üks teine küsimus ka sulle. Et ma olen vaadanud, et tegelikult patenteerimisega ollakse väga tagasihoidlikud, eks ole. Et see aastasse patentide arv võiks olla märksa suurem. Et mis sa nüüd ise arvad, et mis selle põhjuseks võib olla siis, kas kuidagi ülikoolide ja ettevõtjate koostööd tuleks tõhustada või toimub see nii-öelda majanduslikult tähtsates valdkondades liiga vähe või mis selle põhjuseks võib olla? Seda praegu jah, eriti siin piirkonnas viibides on hirmus raske öelda, et asi on selles, et vaadata seda tööstuse mahtu Eestis, et tegelikult Eestis kaitstud patent annab kaitse Eesti turul ja see näitab tegelikult seda Eesti tööstuse suurust või väiksust. Aga kindlasti jah, meil Patendiamet on nüüd viimased 5 või on seda juba 6 aastat. Triin täpsustab, et WIPO-ga, Maailma Intellektuaalomandi organisatsiooniga, kes aitas luua sellise pilootprojektina Baltimaade koostöövõrgustiku, mis on just ülikoolide teaduste tulemuste kommertsialiseerimine ja koostöö ettevõtlusega, et seda laadi sammud peaksid aitama sinnapoole. Aga nüüd tõesti vaadata, ütleme, et kõige kurvemaks teeb alati see, kui me vaatame Soome poole, et siis tõesti on need arvud hoopis teised. Aga jah, sellega, millega meil tihti tullakse ja öeldakse, et Eesti ettevõtjad lähevad kaitsma Inglismaale, sest meil on nii vilets Patendiamet, et see tegelikult päris see sisu ei ole. Et see on täpselt see, et kus piirkonnas seda kaitset territoriaalselt soovitakse saada, sest jah, tööstusomand on, õiguskaitse on territoriaalse ulatusega, nagu me teame, ja kui Eestis kaitstud patent saabki kaitse Eesti territooriumil ja eks siin ongi nüüd need aspektid ka, et meil on ju olemas Euroopa patent praegu, Euroopa patent kehtib 38 Euroopa patendiorganisatsiooni liikmesriigi territooriumil. Loomulikult tuleb siis selle iga riigi puhul see ära märkida ja maksta ja kõik nii edasi, aga kohe on juba on jõustunud, aga kohe on realiseerumas ka ühtse toimega patent ehk siis niinimetatud Euroopa Liidu patent, et see teeb seda pilti kogu aeg võib-olla jah, isegi natukene vaesemaks, aga teisest küljest jah, on see meie roll ja koos on samamoodi ka neid võimalusi tutvustada, rääkida seda kaitsmist Euroopa tasemel ülemaailmselt, et ega me nüüd jah, enam ei saa ainult seda Eesti Patendiametis kaitstud Eesti patenti nii-öelda taga ajada, et pigem on need näitajad, et kui palju Eesti ettevõtjad üldse on kaitsnud oma kaubamärke või Eesti inimesed, et see ja muidugi patente ka, et mitte, kui ma ütlen kaubamärke, siis ma mõtlen ka patente kogu tööstusomand ja vastupidi, nii et selles mõttes jah, siin arenguruumi on, aga ütleme, et see Patendiameti roll on olnud tõesti kogu seda kompleksset süsteemi nagu kasutajale lähemale viia ja seda tutvustada, et see ei ole jah, enam meil eesmärk oma, et see menetlusperiood on ka väga pikk, et see ka võib-olla vahest takistab. Et seda võib-olla jah, pärast Tiina oskab selles mõttes siin asjatundlikumaid kommentaare rääkida, et need küsimused jah, võib-olla on õige kohe sinna pärast suunata, et siis sest ka kaubamärgi puhul, et menetlusaegade lühendamine on ka meil hästi suur selline eraldi eesmärk olnud ja me oleme, aga ma ei taha ette ära rääkida, see on kiirendatud ekspertiis ja kiirendatud menetlus ja kõik need asjad, et me sellised samme teeme. Tänan, Margus. Jaa, aitäh. Üks moment tuleb ja ma tänan ka veel eraldi. Väikese menega, suur tänu, et sa tulid. Kõike head. Järgmisena palun siis kaubamärkidest Jaanika Kruus, peaekspert. Tere päevast, minu nimi siis Jaanika Kruus, töötan Patendiametis kaubamärkide peaeksperdina, põhiliselt tegelen rahvusvaheliste kaubamärkidega ja nüüd siis ka autoriõigusega. Nüüd alustuseks kõigepealt sissejuhatuseks intellektuaalomandist laiemalt, et millised on intellektuaalomandi erinevad liigid. Seda on oluline teada, et siis saada oma
oma loomingule õige kaitse, esitada Patendiametisse õige taotluse, seada selline kaitse, mida tegelikult vaja on. Selleks oleks siis kõigepealt vaja ära tunda, et mis liigi alla teie looming kuulub, sest need süsteemid on väga erinevad. Kõigepealt siis autoriõigus, millega tegeleb nüüd ka Patendiamet. Autoriõigust ei ole vaja registreerida, see tekib teose loomise hetkel. Siis on olemas autoriõigusega kaasnevad õigused ja siis tööstusomand, millel ei teki automaatselt kaitset, vaid mis tuleb registreerida. Patendiamet tegeleb siis nende tööstusomandi liikidega, mis on siia kirja pandud, osaliselt ka teised ametid, näiteks geograafiliste tähistega tegeleb rohkem nüüd juba Põllumajandus- ja Toiduamet, ärisaladus, mis on Konkurentsiameti pädevuses ja domeeninimed Eesti Interneti Sihtasutuses. Täna siis räägime täpsemalt leiutistest ja kõigepealt kaubamärkidest. Mis üldse on kaubamärk? Kaubamärk on siis selline tähis, mille järgi tarbija ettevõtja turult üles leiab ja oskab teie kaupa ja teenust uuesti üles leida ja kasutada. Et oluline on siis kõigepealt teada, et kaubamärgile kaitse saamine ei alga taotluse esitamisest, vaid kõigepealt tuleb mulle valida selline tähis, mida üldse saab kaitsta. Et see on palju pikem protsess kui selle taotluse esitamine. Kaubamärk peab siis olema eristusvõimeline, see on kaubamärgi põhiomadus. Ainult selle omaduse alusel tarbija leiab teid uuesti turult ülesse. Ja hea kaubamärk annab siis võimaluse turul eristuda ja olla edukas oma tegevuses, sest et kui tarbija teid üles ei leia, siis ei saa ka tegevus olla edukas või kui tarbija teid kogu aeg konkurendiga segi ajab. Kaubamärgi liikidest natukene, siin on välja toodud slaididel siis ühe omaniku erinevat liiki kaubamärgid. Kõigepealt kaubamärk võib olla lihtsalt üks sõna, siis võib olla sõna koos kujutisega, võib olla ka ainult kujutis ilma sõnadeta, võib olla ruumiline märk, kui see on eristusvõimeline. Siis on olemas ka helimärk, kõige tuntum helimärk vanast ajast võib-olla on Nokia telefoni helin, kui keegi veel mäletab, see on siin noodikirjas praegu kirjas. Praegu on võimalik ka juba helifailina kaitsta helimärki ja sellised erilisemad uued kaubamärgi liigid on siis siin ka kirjas, asendimärk, mustrimärk, liikumismärk, multimeediamärk ja liikumismärki siis saab kaitsta nüüd tänu sellele, et saab taotlust esitada ka failina ja meil on üks selline märk ka juba registreeritud. Ma näitan seda korra. Selline on siis Eestis esimene registreeritud liikumismärk. Kui nüüd siia heli ka veel juurde panna, siis on tegemist multimeediamärk. Sellist meil veel ei ole näidata. Oluline on teada ka kaubamärgi õiguskaitse ulatust, et see ei ole siis selline kõikehõlmav ja ülemaailmne, et tihti meile helistatakse ja öeldakse, et ma tahan kaitsta oma kaubamärki igal pool ja üle maailma. Et see ei ole tavaliselt reaalne, et tuleb ikkagi valida siis valdkond, kus kaubamärgile õiguskaitse saadakse, ehk siis konkreetsed kaubad, teenused. Siis on kaubamärgi kaitse on territoriaalne, olenevalt sellest, kuhu ametisse see taotlus esitada, sellel territooriumil hakkab kaitse kehtima ja õiguskaitse aluseks on siis ka see konkreetne kujutis või fail, mis taotlusesse paigutatakse. Kaupade teenuste puhul siis hästi oluline on loetelu läbi mõelda, kui taotlus on vastu võetud, siis sinna rohkem juurde lisada midagi ei saa, ehk siis kõik kaubad teenused tuleb kirja panna, õigesti klassifitseerida, õiges sõnastuses ja selleks on siis abiks selline andmebaas nagu TM-klass, soovitan kasutada. Aga miks üldse peaks selle kõigega tegelema hakkama, et kaubamärgi registreerimine ei ole ju kohustuslik, et seda võib kasutada ka ilma kaitsmata. See ei ole tõesti kohustus, see on pigem õigus, mida tasuks kindlasti kasutada. See võimaldab eristusvõimelisele tähelisele saada ainuõiguse, võimaldab keelata teistel selle kasutamise. Ja kui leiate, et ainuõigus teie märgil on rikutud, siis on võimalik ennast kaitsta. Kaubamärgi õiguskaitset võiks võrrelda kindlustusega, et kui te ehitate omale ilusa maja, siis tõenäoliselt kaitsete selle ära või kindlustate selle ära tulekahju vastu.
kuigi võib ju juhtuda, et maja ei lähe mitte kunagi põlema ja see kindlustust ei olegi vaja. Et kaubamärgiga on sama asi, et kaitse tuleb saada eelnevalt, enne kui probleemid käes on, sest kui juba probleemid on käes, siis on hilja hakata kaitsega tegelema. Et kindlasti tuleks siis kaubamärgile saada kaitse juba ettevõtte tegevuse alguses, mitte oodata ära mingit tuntust või kuulsust, vaid juba alguses oleks vaja siis see ettevaatusabinõu läbi teha. Ja kaubamärgi kaitse peab siis olema heauskne ehk enda kaitseks, mitte selleks, et konkurendile ära teha. Teiste tegevuste takistamine kaubamärgi abil ei ole lubatud, ehk siis pahausksus on ka seadusega keelatud. Nüüd, kui hakata omale kaubamärki valima, peab siis teadma, et millised on need nõuded, mis on seaduses kirjas, kaubamärgi seaduses, paragrahvides 9 ja 10. Absoluutsed alused on siis sellised, mis räägivad kaubamärgi olemusest, et milline oma olemuselt see kaubamärk saab olla, et sellele saaks õiguskaitse. Ja suhtelised alused räägivad siis konfliktidest teiste õiguste omanikega. Nüüd näidete abil ma püüan selle keerulise seaduse teksti lahti seletada. Kõigepealt siis kaubamärk peab olema eristusvõimeline, peab suutma turul eristuda ja ei tohi olla kaupu teenusi kirjeldav, ei tohi näidata kaupade teenuste omadusi. Mõned näited Patendiameti praktikast, siis märkidest, mis ei ole registreeritavad. Näiteks Tartu Joogakeskus kirjeldab teenuste geograafilist päritolu ja liiki. Heategu.ee, et sellise domeeni lõpu lisamine kirjeldavale sõnale ei muuda tähist kaubamärgiks, ikkagi see kirjeldab tarbija jaoks, et tegemist on hea tegevusega. Nagu näete, siis kirjeldavad on ka sellised võõrkeelsed sõnad, mis on Eesti keskmisele tarbijale arusaadavad. Leiame siis, et vene keel ja inglise keel on Eesti keskmisele tarbijale arusaadavad, järelikult ka nendes keeltes kirjeldavad sõnad ei ole registreeritavad, näiteks fish and wine toitlustuse puhul näitab, et restoranist saab kala ja veini. Zerno alkoholi puhul näitab, et see on viljast tehtud alkohol. Samuti sellised slängisõnad nagu šoks ja murdesõnad nagu häämekk, et kui me ikkagi leiame, et keskmine Eesti tarbija saab nende tähendusest aru, siis neid me ei registreeri. Kaubamärk ei muuda nüüd ka eristusvõimeliseks see, kui kirjeldavale sõnale lisada natukene kujundust, nagu siin on märgid näiteks Euroopa või Superfresh, et neid me ei registreerinud, samuti siis selline kaubakujutis ei saa olla kaubamärk. Veel mõned näited, kus siis kirjeldavatele sõnadele on lisatud liiga vähe kujundust, et Euroopa Liidus on kokku lepitud ühine praktika, mida lugeda eristusvõimeliseks ja mida mitte. Et sellised märgid, kus siis kirjeldavale sõnale on lisatud kas üks joon või üks lihtne geomeetriline kujund või üks värv, need ei moodusta kaubamärki. Ja siin on ka üks näide toodud Credit 24, mis on Eesti päritoluga kaubamärk, mille vaidlus läks välja siis Euroopa kohtusse ja jõudis seal siis otsuseni, et selline tähis ei saa olla kaubamärk. Credit 24 näitab, et siis finantsteenuseid või krediiti pakutakse 24 tundi järjest ja see kujundus ei ole piisav, et märk oleks tarbija jaoks turul eristatav. Järgmised seadusepunktid siis on öeldud nii, et ei registreerita kaubamärki, mis tuleneb kauba enda olemusest. Näiteks oli meil selline võtmekujuline märk, mida taheti registreerida võtmetele ja seda me ei registreerinud. Siis on öeldud, et kaubamärk ei tohi olla eksitav. Ja muidugi eksitavuse ja kirjeldavuse hindamisel tuleb siis alati arvestada nende sõnade seost kaupade teenustega. Et see ei tähenda seda, et kõik sõnad, mis on keeles olemas, mis midagi tähendavad, et need ei või olla kaubamärgid, võivad küll olla, aga tuleb lihtsalt vaadata, mis kauba või teenuse peal need on ja selle järgi hinnata, kas ta siis reaalselt eksitab tarbijat turusituatsioonis või mõjub kirjeldavana või mitte. Et siin on mul toodud mõned väga head kaubamärgid, näited siis märkidest, mis ei ole, ei kirjeldavad ega eksitavad, kuigi neil on olemas konkreetne tähendus keeles.
et näiteks Apple arvutitel ei ole eksitav, sest et tarbija ei arva, et ta saab nüüd arvuti asemel õunupoest. Samamoodi šokolaad mobiiltelefonidele ei ole eksitav, sest jällegi tarbija ei ole nii rumal, ei saa sellises olukorras eksitatud. Halva näiteks laenude ja kindlustuse peal samuti tähendusega sõna, aga kuna selle tähenduse ja tähenduse teenus on üksteisest liiga kaugel asetsevad, siis reaalset eksitamist ei saa tekkida. Siin on siis nüüd toodud mõned näited, mis on tõesti eksitavaks loetud. Näiteks sõna kosmeetika, puhastus- ja poleervahendite peal, et siis kosmeetikatooted ja puhastustooted on piisavalt sarnased omavahel ja neid müüakse lähestikku, nii et reaalselt tarbija võib sattuda eksitusse. Samamoodi siis näiteks sõna vodka, teist liiki alkoholi peal, brändi, džinni, rummi peal, jällegi tarbija võib reaalselt saada eksitatud, et arvab, et ta ostab viina sildi järgi, aga tegelikult on pudelis rumm. Siis kaubamärk ei tohi minna vastuollu avaliku korra või heade tavadega. Selle kohta ka siis mõned näited. Näiteks me ei registreerinud kaubamärki Laste Eden sellisele teenusele nagu alkoholimüük, sellepärast et alkohol on lastele keelatud. Siis tähisest salaviin oleme pidanud keelduma 3 korral. Ja on ka üks selline venekeelne vaste, millest ka oleme keeldunud. Ehk siis, kuna salaviin on ebaseaduslik, siis me leiame, et sellise tähise kaubamärgina kasutamine on vastuolus avaliku korraga. Samuti narkootiliste ainete nimetused, näiteks Opium Lounge baariteenustele. Ja ka siis sõna arvevabrik, raamatupidamistarkvarale. Arvevabriku tähendus on võltsarveäri, fiktiivsete arvetega äritsemine maksupettuse eesmärgil. Seega leidsime, et selline kaubamärk on vastuolus avaliku korraga. Siis on üks selline punkt, mille alusel on kaitstud riikide lipud, vapid ja muu sümboolika. Et selle alusel on kaitstud Eesti riigi sümbolid, lipp ja vapid, mida ei saa siis kaubamärgina registreerida. Samuti siis Euroopa Liidu lipp, kus peal on see tähekestist ring, mis on ettevõtjatele väga atraktiivne, mida väga palju tahetakse kasutada. Aga see ei ole vabaks kasutamiseks. Sellega tuleb arvestada, et üks näide on siis tööstusomandi apellatsiooni praktikast, kus need tähekesed on vaevu nähtavad selle märgi peal. Aga ikkagi otsustati, Euroopa Komisjon vaidlustas selle märgi registreerimise ja see vaidlustus rahuldati, et siin on siis kujutatud Euroopa Liidu vapilt pärit sümboleid, lipult pärit sümboleid. Lisaks ei ole siis vabalt kasutamiseks mitmesugused sellised tähised, mis võivad vastuollu minna avaliku huviga, et siia alla käib näiteks olümpiamängude sümboolika, et jällegi tihti on ettevõtjatel soov kasutada selliseid tähiseid, aga need ei ole vabaks kasutamiseks. Rahvusvaheline olümpiakomitee jälgib üsna täpselt, et selliseid asju ei kasutataks ja ei registreeritaks. Siis on meil seaduses üks uus punkt, mis ütleb, et ei registreerita kõrge sümboolse väärtusega tähist. Ühtegi reaalset näidet praegu selle kohta ei ole, aga kui see punkt oleks meil olnud olemas 2007. aastal seaduses, siis oleks saanud keelduda sellisest tähisest nagu pronkssõdur näiteks. Praegu võiks öelda, et kui tuleks siis mõni märk näiteks Ukraina sümboolikaga, siis võiks see käia siia punkti alla, ühesõnaga, et ei anta ühele äriühingule ainuõigust selliste tundlike tähiste kasutamiseks. Siis on öeldud, et ei registreerita märke, mille kasutamine on keelatud mõne seaduse või mõne muu seaduse või rahvusvahelise lepingu alusel. Näiteks käib siia alla siis Punane Rist, mille kasutamine on keelatud Genfi konventsiooni alusel, ehk siis Punase Risti kasutamiseks on väga erilised spetsiifilised asjaolud ja tingimused, et see ei ole asi, mida igaüks võib panna oma meditsiinitoodete peale kaubamärgina. Nii palju siis absoluutsetest alustest ehk sellest, et milline kaubamärk peab olema, et see läbiks ekspertiisi Patendiametis.
Teiseks siis on suhtelised alused, mis räägivad vastuolust teiste õigustega. Siin tuleb rõhutada, et Patendiamet neid enam ei kontrolli alates aastast 2019. Ehk siis see on puhtalt õiguste omanike enda vastutusel, et nad peavad vaidlustama uusi registreeringuid, mis rikuvad nende õigusi. Varasemaks õiguseks saab siis lugeda varasemat kaubamärki ja varasemat ärinime. Ja selleks, et teada, mida Patendiamet on otsustanud registreerida, tuleks iga kuu esimesel tööpäeval vaadata kaubamärgi lehte ettevõtjatel ja välja uurida, kas seal on märke, mis kahjustavad nende õigusi ja siis tuleks neid 2 kuu jooksul vaidlustada. Aga mida siis lugeda sarnasteks? Et on öeldud, et ei tohi kasutada või registreerida identseid ja sarnaseid. Nüüd sarnasuse hindamiseks ei ole mingisuguseid lihtsaid reegleid, et 1 või 2 tähte. See on palju keerulisem ja seega mul on siin toodud välja mõned näited apellatsioonikomisjoni praktikast, milliseid märke on sarnasteks loetud. Näiteks sellised maskuliinsed võtmed, siis siin on küll erinevusi, nagu näete, et kui neid võrrelda omavahel, siis siin on erinevusi, aga turuolukorras, kus tarbija näeb neid märke ükshaaval, võib ikkagi arvata, et ta võib need omavahel ära vahetada. Siis näited Svoboda, et siin on siis näha, et isegi kui sama sõna on kirjutatud kas ladina tähtedes või slaavi tähtedes, siis kuna Eesti tarbija saab mõlematest tähtedest aru, siis on need märgid loetud sarnasteks. Engbers näide on siis selline, kus ühe märgi peal on sõna, teise peal sõna ei ole, aga kujutised on identsed ja märgid loeti sarnaseks. Samamoodi siis enter ja entre, mida omavahel niimoodi kõrvuti võrreldes on ju päris palju erinevusi. Aga jällegi, kui tarbija läheb poodi, üks päev näeb ühte märki, 3 kuu pärast näeb teist märki, ta ei võrdle neid kõrvuti, siis nad võivad tal segi minna. Siis üks näide ärinimega, et varasemad ärinimed on siis samuti varasem õigus, mille põhjal saab kaubamärke vaidlustada. Et siin loeti sarnaseks kaubamärk Lydia ja ärinimi Lydia hotell. Samamoodi siis märgid Lumina kvartal ja Lumena kinnisvarabüroo, et nendel kõigil näidetel on siis juures kirjeldavad sõnad lisaks sellele eristusvõimelisele sõnale. Et see näitab siis seda, et kui samale sõnale lisada tegevust kirjeldav sõna hotell, kinnisvarabüroo, siis see ei muuda märke erinevaks. Kui nad tegelevad samas valdkonnas, siis on need märgid ikkagi loetud sarnasteks ja ärinimed. Veel üks näide, kus peale vaadates nagu silme eest läheb kirjuks ja üsna erinev, aga ikkagi need sõnad Monacol, Monacor on väga sarnased ja kõik see muu kribu-krabu, mis on siin selle kujutismärgi peal, on kirjeldav tekst, sellised tavalised kujutised, värvid, et selle põhjal tarbija poes kaupa ei erista, et ta eristab selle sõna põhjal ja sellepärast on need märgid loetud sarnasteks. Nüüd veel üks alus, siis, mida üsna tihti ette tuleb, on siis vaidlustamine autoriõiguse tõttu, vähemalt siis varem, kui me ise keeldusime suhteliste aluste põhjal, siis sellest ajast meil on mõned näited märkidest, mille peal on kujutatud autoriõiguse objekte. Näiteks on siin siis Lotte tegelased kaubamärgi peal, siis filmi pealkiri, veel mõned autoriõiguse objektid, Pokud, klaastrite peal on Garfield, Kellamehe viin, kus on kujutatud Tauno Kangro skulptuuri ja siis on üks näide Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktikast Jahis ainult naised. Et siin on ka kujutatud ühte väga tuntud autoriõiguse objekti, kas keegi tunneb äkki ära, millega see võiks seostuda. Kuidas? Just nimelt. Ehk siis on kujutatud Bondi filmi avastseeni ja Toak leidis, et märgi puhul on tegemist vaidlustaval kuuluva autoriõiguse kaitstud teose, see on püssi vintraua stseeni töötlusega. Ja seda kaubamärki ei registreeritud. Nii palju siis seadusest, aga mida veel arvestada kaubamärgi valikul? Et siis kaubamärk võib olla kaubale ja teenusele viitav, nutikalt viitav, aga ta ei tohi olla otseselt kirjeldav.
Ja oluline on hinnata, et kas see on selline tähis, mida kõik ettevõtjad peavad saama vabalt kasutada, näiteks kõik saiatootjad peavad saama oma saia nimetada saiaks, keegi ei saa seda õigust neilt ära võtta, sellepärast sõna saiale ei registreerita. Aga on selliseid piiripealseid juhtumeid, kus see otsustamine ei ole nii kerge. Ja kindlasti originaalne tähis jääb turusituatsioonist paremini meelde tarbijale, et siis ei ole mõtet valida midagi sellist, mis on keegi teine juba kasutanud ja olnud väga edukas ja tahaks ka, et parem oleks ikkagi välja mõelda midagi uut ja huvitavat. Veel mõned halvad näited, et siin ma olen välja toonud siis sellised tähised, mida kaubamärkidel väga palju meeldib ettevõtjatel kasutada. Aga just sellepärast nad ei ole enam, ei torka silma, ei jää meelde, et siin sulgudes on välja toodud siis number, kui palju praegu Patendiameti andmebaasist leiab kaubamärke, mis sisaldavad neid sõnu. Et selliseid valikuid sooviks juba vältida ja mõelda nüüd paar sammu edasi midagi uut ja originaalsemat. Nüüd on siis räägitud palju sellest, milline kaubamärk olla ei tohi, aga milline ta peaks siis olema. Et siia on pandud ka mul mõned head näited. Alates sellest aastast Patendiamet valib iga kuu, Patendiameti eksperdid valivad siis iga kuu välja ühe kaubamärgi, mis on sel kuul õiguskaitse saanud, mis on siis nutikas, eestikeelne, eesti keelel põhinev ja mille taga on siis mingisugune uuendusmeelne tegevus. Näiteks jaanuari kaubamärk oli meil Ringo, mille all tegeletakse pakendiringlusega, veebruaris Olela majutusteenustele, märtsis Eripesa erivajadustega laste õppevahenditele ja õpetamisele. Aprilli kaubamärk on Punase Risti kaubamärk Punane Ristik, mille all tegeletakse heategevusliku müügiga. Ja praegu rohkem ei ole jõudnud valida, aga me jätkame seda, nii et kui te oma taotluse esitate, siis palun arvestage, et võite sattuda kuu kaubamärgiks, kui teil hästi läheb. Aga mõned näited veel siis, mis on sellised eesti keele põhjal kaubale teenusele kergelt viitavad, nutikad, samas mitte otseselt kirjeldavad ja on saanud õiguskaitse ja ma arvan, et jäävad ka tarbijale meelde. Näiteks kaubamärk võib olla ka selline loosung, juust, iga piima unistus või sinu tervis on meie südameasi. Siis sellised kergelt viitavad kooliprii õppekirjandusele, pähklitele, siis on Ruffil on oma ilutulestikele väga palju toredaid kaubamärke, Tuhat ja tuline, Püha müristus. Kulp restorani nimena ei kirjelda otseselt, aga on päris vaimukas. Ja mõned näited siis otsisin ka siit teie maakonnast, mis on Patendiametis registreeritud. Kindlasti tulevad tuttavad ette, vähemalt siia sõites me juba nägime päris mitut neist tee peal. Põleva kivi näiteks, see oli siis kaitstud rõivastele, minu arust väga vaimukas. Siis on Purtse pruulikojal, on toredaid õllenimetusi, Tuhamägi, Läänemere rapsoodia, Metsik Ida. Nii et Ida-Virumaal on palju toredaid kaubamärke. Nii palju siis kaubamärgi valimisest, et nüüd on see suur töö ära tehtud, te olete omale välja valinud toreda, andeka, meeldejääva kaubamärgi. Kuidas seda siis kaitsta? Eestis riigisisese kaitse saamiseks tuleb esitada taotlus Patendiametile, meil on selle kohta kodulehel palju infot üleval ja kõik vajalikud lingid. Tuleb arvestada, et see kaubamärk hakkab siis kehtima ainult Eesti territooriumil. Et päris sage on selline eksitus, kus Euroopa Liidu liikmesriigi õiguskaitse aetakse segamini Euroopa Liidu õiguskaitsega. Leitakse, et mul on Eestis registreeritud märk või Soomes, et need on Euroopa Liidu liikmesriigid, järelikult kaitse kehtib Euroopa Liidus. Tegelikult ei kehti, vaid kehtib ainult Eestis või Soomes. Nüüd uue teenusena on meil pakkuda, kuna siin oli ka juttu, et menetlusajad on pikad, siis tõesti ka kaubamärkide puhul oli meil menetlusaeg liiga pikk ja võtsime siis kasutusele kiirendatud menetluse. Kiirendatud menetluse alla läheb taotlus siis, kui ta täidab neid teatud tingimusi, mis on siia kirja pandud. Tuleb esitada siis e-taotlus, kaubamärgi liik ei tohi olla midagi väga erilist, kaupade teenuste loetelu peab olema korras, ei tohi olla liiga pikk, lõiv tuleb kohe ära tasuda.
Ja muidugi kõige olulisem, et kaubamärk peab olema eristusvõimeline, et kui see on kirjeldav sõna, siis ei ole kirjeldavast menetlusest midagi kasu, et siis ta ikkagi langeb kohe tavamenetluse alla ja tõenäoliselt ka saab keeldumise. Kui nüüd minna Eestis väljaspoole, siis välisriikides kaubamärgi kaitsmiseks on 3 võimalust. Kõigepealt on igas välisriigis olemas ametid, kuhu saab taotlust esitada. Siis on olemas Euroopa Liidu kaubamärgi süsteem, mis on nüüd see süsteem, mis annab kaitse ainukesena üle terve Euroopa Liidu. Ja on olemas rahvusvaheline registreerimine Madridi protokolli alusel. Nüüd riigisisese märgi puhul välisriigis tuleb taotlus esitada selle riigi ametile, tavaliselt kohalikus keeles, kuigi on ka osa riike, kes juba aktsepteerivad inglise keelt. Võib olla vajalik patendivoliniku teenus ja jällegi oluline teada, et märk hakkab kehtima ainult selle ühe konkreetse riigi territooriumil. Euroopa Liidu kaubamärgi süsteem, siin tuleb taotlus esitada siis Euroopa Liidu intellektuaalomandi ametile Alicantes. Saab esitada eesti keeles, soovitakski esitada eesti keeles, et siis saab teiseks keeleks valida inglise keele, et teine keel on siis mõeldud selleks keeleks, milles hakkavad toimuma vaidlustusmenetlused, kui need peaks tekkima. Taotluse saab siis esitada jällegi e-taotlusena, meie kodulehel on lingid sinna olemas. Ja kaubamärk hakkab kehtima, kui see registreeritakse, siis terves Euroopa Liidus, ehk siis ei saa sealt eristada erinevaid riike. Põhimõte on kas kõik või mitte midagi, et kui ühes riigis on takistus märgile õiguskaitse saamiseks, siis ei saa kaitset kuskil. Ja positiivne pool on see, et kui Euroopa Liiduga liitub mõni uus riik, siis märgi kaitse laieneb sinna automaatselt, ei ole vaja midagi ette võtta. Kahjuks ka kui mõni lahkub, peab ütlema, et siis seal kaitse kaob. Ja kolmas võimalus siis rahvusvaheline kaubamärk Madridi protokolli alusel. See taotlus tuleb esitada Maailma Intellektuaalomandi organisatsioonile Genfis ja seda saab esitada ainult päritoluameti kaudu, ehk siis Eesti ettevõtja saab seda teha kas Patendiameti või Euroopa Liidu ameti kaudu. Ja selleks peab kõigepealt olema olemas siis riigisisene taotlus siis selles ametis, kas Patendiametis või Euroopa ametis, mille põhjal saab siis täita rahvusvahelise taotluse. Ja kaubamärk hakkab siis kehtima taotleja poolt valitud riikides. Neid riike on seal palju, enamik Eesti ettevõtjaid huvitavad riigid on olemas. Et tuleb siis valida see territoorium, kus kaitset soovitakse. Rahast ka. Taotluslõivud on siin välja toodud, nagu näha, siis muidugi Euroopa Liidu taotlus on oluliselt kallim kui Eesti oma, sest ka territoorium on oluliselt suurem. Madridi süsteemi puhul on raske mingit summat ennustada, sest lõivud sõltuvad nende riikide lõivudest, kus te hakkate kaitset taotlema, aga on olemas lõivukalkulaator, kus saab seda täpselt välja arvutada. Siis Patendiameti kodulehel soovitaks teha otsinguid kindlasti, kui kaubamärki valite ja olete midagi välja valinud, siis et mitte minna vastuollu varasemate õigustega, siis meie kodulehel on olemas kaubamärkide andmebaasid. Seal on siis Patendiameti andmebaas märkide kohta, mis kehtivad Eestis, Euroopa Liidu ameti andmebaas E-Switch+, need kehtivad siis kogu Euroopa Liidus kaasa arvatud Eestis, ja väga suur andmebaas TMView, mis sisaldab erinevate riikide andmeid üle maailma, nii USA, Jaapan, Hiina kui paljud muud. Ja samuti tuleks siis teha otsingut äriregistris, et välja selgitada, kas teie kaubamärk ei lähe vastuollu mõne varasema ärinimega. Veel üks huvitav algatus, millest tahaks kindlasti rääkida, et on siis loodud Euroopa Liidu koostöös väike- ja keskmise suuruse ettevõtjate jaoks fond, kust on võimalus saada kompensatsiooni oma kaubamärgi disaini või nüüd ka patendi lõivudest 50–75%, et seal on siis erineva liigi kohta natukene erinevad võimalused. Saab taotleda kaitset siis, või see toetus kehtib siis, kui taotlete kaitset kas Eestis, Euroopa Liidu ameti kaudu, WIPO kaudu või siis ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikide ametites. Toetuse taotlus tuleb esitada Euroopa ametile
enne seda, kui te esitate kaubamärgi disaini või patenditaotluse. Kõigepealt siis toetuse taotlus, siis saate sealt vastuse ja pärast seda siis esitada taotlus sellele õiguskaitse objektile. Ja sel aastal saab siis toetustaotlus esitada kuni 16. detsembrini. Et igal aastal need tingimused natukene muutuvad, järgmisel aastal tuleks jälle uurida, et mis on teisiti ja kuidas asi toimib. Kõik see teave on siis kättesaadav ka meie kodulehel, kindlasti palun külastage meie veebilehte, lugege huvitavaid artikleid meie ajaveebist, seal on just sellised lihtsamad, huvitavamad teemad üles võetud. Siis anname välja infotrükiseid, infokirja 4 korda aastas, kus räägitakse päevakavalistest teemadest ja uudistest, mis on olulised praegu hetkel siis intellektuaalomandi vallas. Tasuta konsultatsioone anname meili teel kui telefoni teel. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon töötab meie all, kuhu saab siis esitada vaidlustusavaldusi, kui leiate, et Patendiamet kavatseb registreerida midagi sellist, mis rikub teie õigusi. Ja kui jääte hätta selles keerulises valdkonnas, sest see tõesti on keeruline, siis on olemas ka patendivolinikud, kelle poole saab pöörduda ja palgata neid ennast esindama. Kui asi läheb juba väga keeruliseks, kui on vaidlustamine või tahate ise midagi vaidlustada, siis on see praktiliselt vältimatu, sest et siis on ise raske hakkama saada. Taotluse esitamisega on võimalik ka ise hakkama saada. Nii palju siis minu poolt. Aitäh. Palun, kas on küsimusi kaubamärgi kohta siit saalist? Ei ole. Kuidas teisel pool ekraani on? Ei ole chati midagi kirjutanud, aga ma ikkagi küsin. Nii. Et see võib-olla ei ole kõige viimane uudis, aga kogu aeg ma loen sealt teie veebilehelt, et Riigikogu menetluses olev seaduse eelnõu, mis annab ettevõtjale võimaluse esitada uut liiki kaubamärke ning lihtsustab ja kiirendab kaubamärgi menetlust. Kas võiks paari sõnaga, see on nüüd vist juba vana asi, see on juba jõustunud, aga ikkagi ettevõtjad küsivad, aga millised on siis need soodustused ja ma mõtlesin, et oleks hea, kui paari sõnaga natukene seda rääkida. Seda ma ei oska öelda, millele see konkreetne asi viitas. Minu meelest on see vist isegi praegu veel seal, et see nagu lihtsustas, et saab elektrooniliselt esitada, saab ise esitada. Vaat siin tekibki see küsimus, et ettevõtja ei tea tegelikult, kui palju ta ise peab tegema, kui palju ta kuskilt seda konsultatsiooni küsib, sest tegelikult tuleb kogu see asi kokku panna, tuleb vaadata andmebaasidest, eks ole, kui palju annab informatsiooni selleks Patendiamet, see on tasuta informatsioon ja kas on vältimatu ikkagi see, et iga kaubamärgi taotlemise puhul peab patendivoliniku poole pöörduma? Ja. Alustades algusest, siis Patendiamet annab konsultatsioone kogu aeg ja tasuta, et mul jääb nagu segaseks praegu, et kus on see uudismoment, et me oleme seda teinud aastaid ja kogu aeg, et iga kaubamärgi puhul võib ettevõtja pöörduda Patendiametisse, küsida nõu, saata oma konkreetne märk, küsida sellist nagu eelarvamust, et 100% vastust me ei saa anda, aga me alati anname enda sellise ekspertarvamuse, et kas on üldse mõtet sellist taotlust esitada või kindlasti mitte. Palume midagi parandada, ringi mõelda, et kõik see nõu on tasuta. Siis, mis seal veel oli? Kiirendatud menetlus on siis üks osa kindlasti, millest ma rääkisin, mis teeb seda olukorda kiiremaks ja lihtsamaks ettevõtja jaoks. Midagi oli seal küsimuses veel? Põhimõtteliselt, kui tema võtab ette ja ise kogu selle asja läbi teeb ja esitab selle kaubamärgi ära, kas ta võib siis loota, et kas see saadetakse tagasi, soovitatakse patendivoliniku. Ma saan aru, et tegelikult kui välismaale tahetakse minna, siis tuleb ikka voliniku kaudu neid asju ajada, jah? Kunagi ei ole kohustust võtta volinikku, et taotluse esitamisega on täiesti võimalik ise hakkama saada, küsida nõu Patendiametist ja just väikeettevõtjatele ongi see vajalik, et raha kokku hoida, sest et muidu võib minna ju päris kalliks. Et kunagi ei ole kohustust võtta patendivolinikku, lihtsalt mõnikord läheb see asi nii keeruliseks, et ise ei saa enam hakkama. Et siis on lihtsalt vaja seda spetsialiseerunud juristi, kellel on kogemused
ja kes tõesti aitab siis selle asja ära teha, sest kui ise teha ja valesti teha, siis võib minna veel kallimaks. Aga kunagi ei ole kohustust ja Patendiamet ei ütle kunagi, et meie ei vasta, et võtke patendivolinik. Me alati vastame, kui me oskame, aga kui on vaja juba teha mingeid konkreetseid menetlusi, siis meie ei saa enam aidata, siis tuleb pöörduda patendivoliniku poole. Te ei võta ette teda käe kõrvale ja ei hakka tal aitama seda taotlust täita, aga tegelikult on see päris raske, ega nad ikka päris üksi sellega hakkama ei saa. Jah, ettevõtjad on erinevad. Mõned saavad, mõned vajavad abi ja siis tõesti tuleb seda abi otsida. Ja. Aitäh teile. Aitäh. Nüüd tuleb siis väike pausihetk, me nüüd natuke varem lõpetasime, et kuidas on, kas me kohtume siis 12.40 või 12.30, kuidas te soovite? 30, jah. Teeme siis nii, et tuleme siia saali tagasi 12.30 ja kes tahab, võib ka värsket õhku hingata, uksest välja minna, vaadata meie kohviku poole peale, võtta siit nii-öelda kohvi ja kõike muud. Aitäh! Ma loodan, et kõik on oma kohvid ära joonud, oma lõunasöögid ära söönud ja sirutuspausid teinud ja tagasi tulnud ja läheksime nüüd oma teemaga edasi ja järgmine on meil siis leiutiste kaitsmine, esmased sammud ja olulised põhitõed ja Tiina Lillepool, palun, Patendiameti patendiosakonna juhtiv ekspert. Tuletan jälle meelde, et kui midagi küsida on, kirjutage kohe chatti. Tere päevast ka minu poolt. Olen siis Tiina Lillepool, töötan patendiosakonnas juhtiveksperdina. Ja räägin siis teile täna leiutistest ja kuidas neid siis kaitsta. Alustame sellest, mis on üldse leiutis, sest et igapäevakõnes me kuuleme pidevalt, kuidas leiutatakse uusi sõnu, äppe, tahetakse patentida siin mängureegleid, mis äriideid, mis iganes. Et jah, leiutamine iseenesest on küll selline uus ja seni teadmata tegevus, aga nüüd intellektuaalomandi õiguskaitse valdkonnas on leiutis tehniline lahendus, mis siis lahendab mingit ükskõik millisesse tehnikavaldkonda kuuluvat tehnilist probleemi. Ja laias laastus siis jagunevad leiutised kolmeks. Ained, seal on siis näiteks mingid materjalid, ravimid, toiduained, meetodid. Siia alla käivad kõikvõimalikud meetodid, mida saab lugeda tehniliseks lahenduseks, mingid tootmisprotsessid, kontrollimeetodid, mis iganes. Ja on siis ka seadmed. Siia alla siis käivad näiteks igasugused tarbeesemed, transpordivahendid, aparaadid, masinad. Nii, aga kuna nüüd see leiutise nimetatud definitsioon oli päris keeruline, et tehnilist probleemi lahendav tehniline lahendus, et sellest ei saa ka mõnikord asjatundja aru, siis on toodud välja rida objekte patendiseaduses, mida ei peeta leiutiseks, kuna need ei ole tehnilised lahendused. Ja siin on siis ka toodud avastused, majandusmõttetegevuse plaanid, reeglid, kindmärgid ja kõik need muud asjad.
Lisaks sellele ei saa ka veel kaitsta leiutisi, mis on vastuolus avaliku korra ja moraaliga ning raviviise ja diagnoosimeetodeid. Nii, aga selleks, et leiutist kaitsta, peab ta siis vastama 3 kriteeriumile. Esimene on siis uudsus, see peab olema ülemaailmne. Tähendab, et sarnast lahendust, samasugust lahendust ei ole ükskõik kus kohas maailmas varem avalikkusele teatavaks saanud. Ja nüüd siis kõik need varasemad lahendused, et tegelikult moodustavadki nüüd siis leiutisele eelneva tehnika taseme. Peab tal olema leiutustase, tähendab, et ta ei ole asjatundjale iseenesest mõistetav, sellest me räägime pärast veel, ja peab olema ka tööstuslikult kasutatav. Tähendab, et saab toota või kasutada majanduses. Ja nüüd need eelnevalt nimetatud ravi- ja diagnoosimeetodid ei olegi kaitstavad just sellepärast, et see on nagu see tulemus sõltub arsti otsusest või see ravi-diagnoosimeetod eeldab inimese sekkumist ja järelikult ta ei ole tööstuslikult kasutatav. Samamoodi kui see tulemus sõltub seal inimese või isiku mingist käsitööoskusest. Et ka neid ei saa leiutisena kaitsta. Nii. Nüüd, kui siis leiutis on kaitstud, saab sellele ainuõiguse, mis tähendab siis seda, et keegi ei tohi ilma omaniku loata siis seda kaitstud toodet valmistada, kasutada, levitada ega müüa. Samuti siis seda meetodit ei tohi kasutada või siis sellel kaitstud meetodil valmistatud toodet näiteks müüa. Nii et patent on iseenesest väga hea konkurentsi võitluse vahend, ütleme nii. Annab ta siis turuleelise, kuna te saate müüa üksinda seda toodet, panna sellele hinna, mis teeniks tasa siis investeeringuteks kulunud kulud. Saab uusi turge hõivata, suurem kasum ja saab ka lisatulu siis teenida, näiteks litsentsida. Samuti väheneb siis õigusrikkumiste oht või juhul, kui keegi ka hakkab kopeerima, et siis on lihtsam ennast ka kaitsta. Ja muidugi võib ka siis ettevõttel mainet tõsta lisaväärtust. Aga nüüd samal ajal kaitsmisel on ka mõningad puudused, sest kui te saate oma leiutisele kaitse, siis vastutasuks sellele ainuõigusele, et te peate selle oma leiutise olemuse siis konkurentidele või ükskõik kellele siis tegelikult paljastama. Ühesõnaga, teil on vaja see leiutise olemus avalikustada. Peate selle niiviisi kirja panema, et vastavale asjatundja saaks selle kirjelduse järgi seda leiutist teostada või järgi teha. Ja ühesõnaga see leiutis läheb siis nendesse patendi andmebaasidesse ja kõik võivad sellega tutvuda. Ja samuti võib olla kaitsmine päris kallis, olenevalt kui suurelt see asi ette võtta. Samal ajal peab ka tähele panema, et õiguskaitse on tähtajaline, kehtivad kindla aja jooksul ja kui see aeg läbi saab, siis võivad kõik seda leiutist kasutada. Ning nagu kaubamärkidegi puhul kaitse on territoriaalne.
kehtib vaid nendes riikides, kus seda kaitset on taotletud ja see ka saadab. Aga ega siis nüüd patendi või kasuliku mudeli taotlemine ei ole ainuke võimalus, mis te oma leiutisega teha saate. On ka siin muid võimalusi. Kõige odavam on muidugi lihtsalt see leiutis avalikustada. See tähendab, et te võite seda kasutada, müüa, teha, mis tahate, aga seda võivad ka teised teha, sest nad näevad, milles see leiutis seisneb. Mis siin on head, on see, et vähemalt teised ei saa seda sama leiutist ära kaitsta, et kui teised seda teevad, siis on ka teil selle leiutise kasutamine juba takistatud. Nii et ühesõnaga, ainuõigust ei saa, kõik võivad kasutada. See on võib-olla hea sellisel juhul, kui tegemist on mingi väga kiiresti areneva tootega, et mingi aasta aega võib-olla on ja siis juba tehakse mingi täiustus, on uus asi, et te lihtsalt saate selle kiirusega, sellega, et olete esimesena turul, saate siis nagu eelise. Ja on siis võimalus ka vastupidi mitte avalikustada, vaid hoida siis saladuses. Samamoodi ta on odavam kui patentimine, sest ta ei too kaasa õiguskaitse hankimisega seonduvaid kulusid, kuid muidugi siin mingid kulud ikkagi tulevad, sest et te peate ikkagi võtma siin ette mingeid samme, et seda asja hoida saladuses, sõlmima konfidentsiaalsuslepinguid, hoidma seda kuskil, nii et igaüks ligi ei pääseks. Positiivne on see, et te saate selle leiutisega toimetada, seda müüa, toota, teha, aga te ei näita teistele, ei paljasta seda leiutist teistele, ühesõnaga, et kuidas see asi on kokku pandud. Ja positiivne on ka see, et see ei ole ajaliselt piiratud. Nii kaua, kui te suudate seda saladuses hoida, nii kaua taga on, nagu teie ainuomanduses. Aga jah, saladustel on muidugi see viga, et nad kipuvad lekkima. Nii, nüüd, juhul kui siiski mõeldakse taotluse esitamise peale, siis kindlasti peab arvestama sellega, et enne taotluse esitamist ei avalikusta kuidagi seda leiutist. Ei kirjuta mingeid artikleid, ei esitle neid tooteid. Ühesõnaga, peate nii kaua siis hoidma seda asja võimalikult salajas kuni taotluse esitamiseni. Nii. Ja kaitsta siis saab leiutisi patendiga või siis kasuliku mudelina. Siin on nüüd ka oluline see, et millal see taotlus esitada. Et jah, nii kaua kuni taotluse esitamisena peab teda hoidma saladuses, aga liiga vara ei tasu ka seda taotlust esitada, sest siis võib juhtuda, et tootearendus aina käib ja võib-olla siis see lõpptoode lõpptulemusena erineb nii palju sellest taotluses kirjeldatud tootest, et see patent või siis kasulik mudel ei kaitse täielikult või ei kaitse üldse seda teie leiutist. Ja samal ajal jah, kui selle asjaga nagu liiga kaua venitada, siis suureneb see oht, et keegi teine võib-olla jõuab ette. Nii, aga nüüd siis jah, valik, et kas patent või kasulik mudel.
põhimõtteliselt õigused, mis te nendega saate, on need ühesugused, vahet ei ole. Ei tasu ka loota, et kasulik mudel on kuidagi nagu lihtsam koostada, sest see struktuur mõlemal on ikkagi enam-vähem sama. Ja nüüd need peamised erinevused, mis neil siis on, puudutavadki siis neid objekte, leiutustaset ja seda kehtivusaega, õiguskaitse kehtivusaega. Kui patent kehtib kuni 20 aastat, eeldusel, et makstakse kehtivusaasta lõivu iga aasta, siis kasulik mudel kehtib maksimaalselt 10 aastat, esialgu 4 aastat, siis on võimalik pikendada veel 4 aastaks ja siis veel 8 aastaks. Taotluse esitamise lõiv on kasulikul mudelil väiksem, 105 eurot või kui on tegemist füüsilisest isikust taotlejaga, siis 26 eurot ja patendil siis vastavalt 225 või 56 eurot. Nüüd see kasulikul mudelil selle 26 või 105 euroga saabki kaitse 4 aastaks ja sinna rohkem mingeid kulusid juurde ei tule. Patenditaotlusel siis lisanduvad veel, nagu ma ütlesin, siis kehtivusaasta lõivud. Esimese 3 aasta lõivu võib maksta koos siis 3. aastal, ja siis hiljem peab iga aasta maksma. Nii et kõik see kokku 20 aastat lõivu maksmist võib minna siis pea 5400 eurot maksma. Esimese 3 aasta lõiv on küll 100 eurot, aga siis see kasvab pidevalt. Nii. Ja siis kasulikul mudelil pärast 4 aastat peate siis maksma pikenduslõivu, kui te leiate, et see tasub ennast ära, et tahate seda pikendada. Esimene kord siis 195 eurot, pärast järgmist 4 aastat siis 260 eurot. Nii, kasulikul mudelil on veel see asi, et muidu saab kaitsta kõiki asju samamoodi nagu patendiga, ainult ei saa kaitsta biotehnoloogilisi leiutisi ja samamoodi ühtse leiundusliku mõttega seotud kombinatsiooni. See tähendab seda, et kui teil on tegemist näiteks seadme ja selle valmistamise meetodiga, siis te saate need mõlemad asjad kaitsta ära patenditaotlusega, ühe patenditaotlusega, aga kui esitate kasuliku mudeli, siis on vaja esitada 2 taotlust. Üks on siis seadme kohta ja teine selle seadme valmistamise meetodi kohta, et neid ei saa kokku panna siis. Ja nüüd erinevus on ka leiutustasemes, mis peab olema patendil kõrgem, mis tähendab seda, et kui nüüd vastaval asjatundja vaatab seda kirjeldust, et siis ta ei tule nagu endast mõistetavalt selle peale, et selline lahendus on võimalik. Kasulikul mudelil piisab, kui selle erinevuse tõttu eelnevast tehnikast tasemest ilmneb sellel kasulikul mudelil mingi kasulik omadus. Ühesõnaga, kui ta on kasulik juba mingi asja poolest, mis erineb seal eelnevast, siis leiutustaseme nõue juba täidetud. Uudsuse nõue on mõlemal ja ka tööstusliku kasutatavuse nõue on mõlemal. Nii. Siis patenditaotlus avaldatakse pärast 18 kuud peale esitamist. Nii kaua on ta nagu saladuses, et keegi ei saa sellest enne teada. Ja kasulik mudel avaldatakse alles pärast registreerimist. Nii et kui kasuliku mudeli taotlus kui seda ei registreerita, siis ei saa ka see avalikuks. Ja tagasi. Jah, et meil menetlus on siis ka patendil on ekspertiisipõhine, see tähendab, et me teeme täisekspertiisi
ja kasulikul mudelil siis registreerimise põhine. See tähendab, et kui kasulik mudel vastab sisu ja vormi nõuetele ja kõik on korras, et siis me sellega registreerime. Aga põhimõtteliselt menetluskäik on siis selline, et patendil esitatakse taotlus, siis meie teeme formaalse kontrolli, samal ajal siis ka tehnikataseme otsingu, kus te juba siis näete, et kuidas selle uudsuse ja leiutustasemega on. Et me saadame selle, eks ole, teile ja selle põhjal on teil võimalik siis, kui te peate vajalikuks seal midagi muuta taotluse juures siis. Kui siis 18 kuud saab täis, siis me avaldame selle taotluse ja siis tegelikult tehakse nagu veel päris ekspertiis, antakse lõplik hinnang uudsusele ja leiutustasemele ja kui kõik on korras, siis tehakse siis patendi väljaandmise otsus. Ja mõnikord ka tagasilükkamise otsus, kui ei vasta nõuetele ja korda ei saa. Ega me ei lükka seda kohe tagasi, vaid me ikkagi anname võimaluse asja parandada, kui see vähegi võimalik on. Nii, ja kasulikul mudel siis esitatakse taotlus, teeme siis sisu ja vormi nõuete kontrolli. Ka kasulikul mudelil teeme otsingu ja saadame siis otsingu aruande taotlejale, aga see on nagu ainult informatiivne, isegi kui seal on mitu dokumenti, mis rikuvad uudsust, siis selle põhjal meie seda taotlust tagasi ei lükka, vaid uudsus on nagu teie enda vastutada. Kui te tahate, siis te võite teha seal taotluse juures parandusi, kui ei soovi, siis jah. Kui on sisu vormi nõuded täidetud, siis me registreerime selle. Ja enam-vähem siis patendi väljaandmisega läheb aega siin natuke üle 2 aasta ja kasulikul mudelil iseenesest, kui taotlus on väga hästi esitatud, kõik on korras, meil ei ole vaja mingit kirjavahetust pidada, lihtsalt me teeme otsingu ja registreerime selle, see võib võtta ka ainult 2-3 kuud. Aga kuna tavaliselt on ikkagi vaja seal veel mitu korda kirju vahetada, siis ka see aeg venib ja ütleme, et 11 kuud või isegi aasta on siin praegu keskmine. Nii, niimoodi siis tegutseme meie nende taotlustega ametis. Aga nüüd enne, kui taotlus üldse esitada, oleks vaja kindlasti tutvuda andmebaasidega, leiutiste andmebaasidega, vaadata, et kas see asi üldse on uus, kas üldse tasub hakata vaeva ja aega ja raha raiskama. Väga hea selleks on ülemaailmne patendi andmebaas Espasnet. Neid on ka teisi, meie kodulehelt leiate need andmebaasid alt ülesse. Aga siin jah, selles Espasnetis on nüüd juba üle 130 miljoni patendi vist. Siin on praegu vanad andmed ja neid tuleb sinna aina juurde. Ja tegelikult patentide andmebaasidega tasub tutvuda ka lihtsalt niisama, sest et sealt võib saada väga häid ideid oma uutele leiutistele, kui seal tutvuda nende olemasolevatega. Näete, millega tegelevad konkurendid, mida nad plaanivad kaitsta. Ja ühesõnaga, kuna kohustus on, et te peate oma leiutise, eks ole, avalikustama, siis need patendi andmebaasid on üleüldse üks kõige suurem tehnilise informatsiooni allikas. Nii et jah, neid võib siis vaadata, et kui nüüd sealt võtta see laiendatud otsing, et siis sinna võib panna neid märksõnu, firmasid või
jah, kui teate firma nime, kes millegi konkreetsega tegeleb, vaadata, mis tal seal on ja. Nii. Aga jah, enne taotluse esitamist peab kindlasti seal andmebaasis tegema otsingu, vaatama, mis sarnaseid leiutisi on juba olemas. Sellepärast, et kui te nüüd esitate taotluse, siis on teil vaja seal ka need analoogid ära tuua. Nii, ja kuidas siis seda kaitset saada? Tuleb esitada meile vastav taotlus. Ja nüüd peab siis tähele panema, et kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis on õigus patendi või kasuliku mudeli omanikuks saada siis leiutise autoril. Mitte tööandjal või tellijal. Ja on siis vaja esitada meile siis avaldus. Avalduse blanketi leiab samuti kodulehelt. On vaja kirjutada kokku leiutiskirjeldus, nõudlus, vajaduse korral joonised esitada ja lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles. Need dokumendid esitatakse Patendiametile eesti keeles ja trükikirjas. Juhul, kui see on mingis teises keeles, siis on aega 2 kuud esitada tõlge. Nii. Ja nüüd ongi, et see leiutiskirjelduse ja nõudluse struktuur on üles ehitatud niiviisi, et te nüüd võrdlete oma leiutist ja eelnevat sarnast lahendust, mis te siis olete nüüd sealt andmebaasist välja otsinud. Ja leiutiskirjelduses te peate nüüd kirjeldama oma leiutist nii selgelt ja täpselt, et siis vastaval asjatundja saaks seda leiutist teostada. Nii. Aga tegelikult nõudlus, patendinõudlus või siis kasuliku mudeli nõudlus on selle taotluse kõige tähtsam osa, sellepärast et sellega siis määratakse kindlaks, mida kaitstakse ja millises ulatuses kaitse kehtib. Et seal peab väga hoolega tähele panema, et mismoodi see leiutis sinna on kirja pandud. Et siin on ka kõik oma nõuded, et kindlasti, täna meil ei ole selleks aega, aga kindlasti vaadake siis lähemalt meie kodulehelt, mismoodi seda peab tegema. Ja lühikokkuvõte on siis vaja esitada selleks, et siis oleks võimalik andmebaasides otsingut tehes leiutis kiiresti üles leida. Nii, esitate siis Patendiameti vastuvõttu või siis sinna postkasti. On võimalik saata ka posti teel, aga on meil siis ka kodulehelt leitav taotluste elektroonse esitamise portaal, mida võite siis kasutada. Nii. Võib-olla veel paar sõna selle kohta, et kuidas valida, kas patent või kasulik mudel. Et lisaks sellele, et kasulik mudel on tunduvalt odavam, kui raha on mängus. Aga kindlasti on vaja siin mõelda ette, et kui kauaks sellele leiutisele kaitset tahetakse, et kui ikkagi tahetakse pikemaks ajaks, et on ette näha, et see leiutis ei muutu nii kiiresti, et siis oleks mõttekas taotleda patenti, eriti kui on soov sellega edasi minna ka välismaale. Kui on ja kui ka leiutustaseme nõue on täidetud, et ei tule selle peale iseenesest mõistetavalt. Aga kui on selline väiksem leiutis, tal ei ole nii kõrget leiutustaset ja kui ka ei taheta seda kaitset nii pikaks ajaks, et siis tasuks võib-olla mõelda ja rohkem selle kasuliku mudeli peale. Nii, siis veel. Kuna kaitse on territoriaalne, siis esitades taotluse Eestisse, saategi kaitse ainult Eestis. Nüüd, kui tahate minna ka välisriikidesse, siis oleks mõttekas vaadata, et
kus sellel leiutisel turgu on, sest kogu maailma ei jõua ära kaitsta, päris kallis. Kui neid riike on, ütleme, ongi ainult näiteks Soome ja Rootsi, siis oleks mõttekas esitada avaldus vastava riigi patendiametisse. Kui neid riike on nüüd rohkem, siis on võimalus ka nagu kaitset taotleda niiviisi grupina, ütleme. Et üks võimalus on siis rahvusvahelise taotluse esitamine selle PCT alusel ja teine on siis Euroopa patent ehk Euroopa patendikonventsiooni järgi. Nüüd minnes, kui te nüüd tahate kaitset välismaal või rahvusvahelist kaitset on sõnaga, siis on mõttekas pöörduda kohe patendivoliniku poole. Sest et kui te esitate nüüd, ütleme, seal paari välja valitud riiki selle taotluse, siis see taotlus peab ikkagi olema esitatud vastava riigi õigusaktide kohaselt, väga tihti ka vastava riigi keeles ja väga paljudes riikides ongi nõue, et välisriigi kodanikud siis peavad võtma endale esindaja siis vastavas riigis ehk patendivoliniku. Nii et jah, välismaale minnes esimene samm pöörduge patendivoliniku poole. See oleks väga mõistlik. Võib-olla hoiab hiljem raha kokku hoopis. Nii, aga nüüd see rahvusvaheline taotlus. Siin sellega on nüüd ühinenud riike, kas see nüüd oli 190-ga viimaste andmete kohaselt. Et see võimaldab siis taotleda patenti korraga paljudes riikides. Taotluse saate esitada siis kas mõne liikmesriigi patendiametile või otse WIPO-le asukohaga Genfis. Ja kui siis WIPO saab selle taotluse, siis tehakse see uudsuse otsing, kus siis taotleja näeb, et kuidas tal selle leiutise patenditavusega on, et kas seda uudsust ja leiutustaset üldse on. On võimalik nõuda ka siis rahvusvahelist eelekspertiisi ja siis saab taotleja nagu sellise eelotsuse selle kohta, et kas leiutis vastab patentsuse kriteeriumitele. Ja nüüd siis 30 või 31 kuu jooksul, sõltuvalt riigist, siis peab nüüd taotleja otsustama, et millistes riikides ta soovib selle patendi taotlemisega jätkata ja siis vastavates riikides esitada siis siseriikliku menetlusse võtmise nõude ja maksma kõik need lõivud ja siis iga riik lõppkokkuvõttes otsustab nüüd siis ise, kas ta siis annab selle patendi välja või mitte. Ja siis teine võimalus on regionaalne patenditaotlus. Siin Euroopas on Euroopa patendiorganisatsioon, kes siis sellega tegeleb ja võib jällegi taotluse esitada, Euroopa patenditaotluse siis esitada otse EPO-le või jällegi siis liikmesriikide ametite kaudu. EPO-s tehakse nüüd siis taotlusele tehnikatasemel otsing ja ka ekspertiis ja siis selle tulemusena siis kas see Euroopa patent antakse välja või lükatakse taotlus tagasi. See otsus tehakse siis Euroopa patendiorganisatsiooni poolt.
Nüüd see Euroopa patent iseenesest, mis siis EPPO poolt on välja antud, ei kehti nüüd automaatselt üheski liikmesriigis. Siin neid liikmesriike on praegu 38, vaid see tuleb nüüd igas liikmesriigis, kus patendi omanik siis seda kaitset soovib eraldi jõustada ja siis jällegi maksta, tähendab esitada siis tõlge, kas siis nii patendi, selle leiutiskirjelduse kui nõudluse tõlge või mõnel pool ka ainult nõudluse tõlge. Ja siis saate ka siis vastavas riigis selle kaitse. Ja nüüd Margus siin enne mainis ka, et on tulemas ühtse toimega patent, mis iseenesest on tegelikult seesama Euroopa patendiorganisatsiooni poolt välja antud, ühesõnaga, kui Euroopa patendiorganisatsioon annab patendi välja, siis omanik nüüd siis võib otsustada, et kas ta tahab seda niisugust traditsioonilist Euroopa patenti, et valib need riigid välja ja hakkab siis seal kehtima, või tahab seda ühtse toimega patenti, et siis ta teeb sinna linnukese ja sel juhul ta siis saab kaitse kõigis nendes riikides, mis on sellega ühinenud, neid on 20, midagi 20-ga. Ja, et sel juhul, ütleme nii, et see tuleb tunduvalt odavam, kui eraldi sellest 20 riigis seda kaitset siis jõustada. Aga see on tulemas. Nii. See asi ka, et juhul, kui te nüüd tahate minna välismaale oma taotlusega ja teil on taotlus juba, ütleme, Eestisse sisse antud ja siis tahate minna välismaale, et sel juhul te peate otsustama 12 kuu jooksul, kuhu te tahate minna, mis te sellega teha tahate, et kas te tahate seda PCT taotlust, tahate EPC järgi või lähete siis eraldi riikidesse, sellepärast, et kui see 12 kuud läbi saab, siis see on niinimetatud prioriteedi kuupäev, mis te siin Eesti ametis siis saate. Selle prioriteedi kuupäevaga 12 kuu jooksul te võite minna teistesse riikidesse ja siis on kõik korras. Kui see aeg saab läbi, siis taotlus kaotab uudsuse. Et seda peab kindlasti tähele panema. Nii, ja siis selle rahvusvahelise taotluse kohta tahtsin ma veel seda öelda, et siin on positiivne on see, et esiteks tehakse, eks ole, või taotleja saab nagu mingisuguse eelneva kindluse, kas tal tasub seda patentimist jätkata ja ta võidab aega. Sest nagu ma ütlesin, et mingi 30 või 31 kuu jooksul ta peab alles otsustama, et mis riikidesse ta tahab minna. Et selle aja jooksul tal on aega vaadata, kus on turgu, kus on mõtet minna. Ja hoiab nagu sellega kulusid kokku. Sest esialgu need kulud on väikesed, aga hiljem hakkavad need kasvama. Nii. Kus saab abi? Loomulikult saab abi meilt, telefoni teel, meili teel. On võimalik tulla ka koha peale ja sel juhul on vaja siis ette registreerida nendel samadel telefoninumbritel või siis e-posti aadressil. On võimalik pöörduda patendivoliniku poole, nimekirja leiate samuti meie kodulehelt. Nii, ja natuke aega, siis ma näitan teile ka ühte taotlust. Milline see taotlus välja peaks üldse nägema? Nii, mul on siin nüüd välja otsitud üks välja antud patente. Algab ilusti nimetusega, siis toote ära
mis valdkonda see leiutis kuulub, siis kirjeldate eelnevat tehnika taset, see on see, mis te siis otsite sealt andmebaasidest välja, need analoogsed leiutised ja kirjeldate natukene neid. Nii, siis leiutise olemus, räägite enda leiutisest, kirjeldate seda. Juhul, kui on joonised, siis tuleb jooniste loetelu. Nii, ja on vaja esitada vähemalt üks näide. Siis liiga kaugele juba. Jah, vähemalt üks näide. Nii. Ja siis patendi või kasuliku mudeli nõudlus, kust jällegi kõigepealt võrdlete juba olemasoleva lahendusega ja siis tuleb nagu oma leiutise kirjeldus. Et see asi ei ole sugugi lihtne, et see nõuab päris suurt tööd. Eelnevat tööd enne taotluse esitamist juba peab tegema seal tööd, et neid analooge otsida. Ja siis see kokkukirjutamine ei ole ka sugugi lihtne, aga kui siin teatud neid nõudeid ja reegleid teab, et siis on see võimalik ka täiesti ise kokku kirjutada. Või siis pöörduda patendivoliniku poole. Nii, jah, ja siis joonised on ka juhul, kui need on vajalikud. Et joonised on ilma igasuguse tekstita, lihtsalt positsiooninumbrid ja nii. Aga nüüd siis lühidalt ja kiiresti kõik, et kas on mingeid küsimusi siis? Palun, kas on küsimusi, kas Vidriku pool tahab midagi küsida? Ja. Tere, et mul tahtsin nende patendivolinike kohta küsida, et kas nemad on kuidagi, ma ei tea, kuidagi atesteeritud või kuidas nad, või kes nad on, et või on nad lihtsalt, kes on selle teemaga tegelenud, kogenud? No nad on atesteeritud ja tähendab, nemad ei kuulu meie alla, eks ole, nad on omaette, patendivolinike koda on olemas, mille liikmed nad siis on ja nemad siis ongi need, kes siis aitavad nagu teeks seda taotlust koostada ja siis nagu vahendavad seda meile. Et selleks, et üldse patendivolinikuks saada, peavad nad tegema eksami. Nii et see ei ole nii, et tuleb mees metsast ja hakkab kohe teil siin taotlust vormistama. Kuidagi veel jagunevad ka mingite teemade kaupa või see nagu ei ole? No seda peab nüüd siis patendivolinike büroost täpsemalt uurima, et kus on rohkem volinikke, kindlasti on neil seal niisugune spetsialiseerumine, et kes tegeleb mehaanikataotlustega, kes elektroonikataotlustega, et jah. Anne-Joone Virumaa kolledžist ka üks küsimus veel, et kui te näitasite siin patenditaotlust, siis tegelikult on siis kellegi taotlus juba avalik. Et mis hetkest saabub siis nagu taotleja, nagu tema leiutusega, kas mingi kaitse on ka kohe peal, et ta ei ole ju veel nii-öelda siis saanud see aktsepti, et ta ongi patent, et on kaitstud, aga kui ta on välja juba pandud kodulehele, kas siis on tal ka kaitse olemas? Tähendab, see, mis mina näitasin, see oli juba patendiks saanud. Ma ei tea, võib-olla ma ütlesin taotlus, aga jah, see oli välja antud patent. Patenditaotlused saavad avalikuks ja need lähevad andmebaasidesse 18 kuu pärast siis, alates esitamisest. Ja põhimõtteliselt kaitsede saate küll alati sellest esitamise kuupäevast. Nii et ka taotlusel on ajutine kaitse peal. Aga kui on tegemist kasuliku mudeliga, siis see taotlus ei lähegi kuskile avaliku andmebaasi või see ei saagi avalikuks. Et kasulik mudel saab avalikuks alles pärast registreerimist. Et need taotlused, kui need ei registreerita, siis nad jäävadki nagu
selles mõttes salajaseks. Et ma küsiksin kohe siit järgi, ma nägin küll, et seal oli ilusti niimoodi ära näidatud, et peale taotluse avaldamist on circa 2 aastat. Et see, kui tehakse otsus ja antakse välja patent. Et kas see kiirem ka vahest on? Ja, on ka kiirem. Et tegelikult on võimalik ka paluda varasemat avaldamist. Et patenti ei saa välja anda enne avaldamist, aga avaldamist on võimalik paluda enne 18 kuu täitumist. Ja juhul, kui see taotlus on korras, selles mõttes, et me saame seda avaldada, siis me ka ta kohe avaldame, kui võimalik. Ja sel juhul, jah. Et ikka 2 aastat keskmiselt, kuidas see praktika on, et kas mõni saab näiteks poole aasta pärast, aasta pärast või? Meil neid varasemaid avaldamisi on üldiselt üksikuid. Et ütleme nii, et enne 1,5 aastat ei tule ette isegi, et kas oleks mõni saanud patendi kätte, võib-olla mõni üksik on. Ma mõtlen ikka seda, kui on juba avaldatud, mitte avaldamise paluda, vaid et kui on juba avaldatud, siis tuleb see 2 aastat. See 2 aastat on kõik kokku alates esitamisest, eks ole. Aga peale avaldamist jällegi oleneb, kui taotlus on korras, ütleme, et ta on juba seal eelmenetluse käigus, on kõik vead ära parandatud, et sel juhul taotlus avaldatakse ja neid juhtumeid on küll, kus kohe peale seda antakse siis patent välja. Ja kas siis autorid võivad ilma selle patendi väljaandmiseta, kui on juba avaldatud, avalikult pidada sidemeid, läbi rääkida ettevõtetega, avaldada kuskil seda informatsiooni, see on kõik lubatud? Ja, nii kui taotlus on sisse antud, siis kõik on edasi on lubatud. Okay. Peaasi, et enne taotluse esitamist ei lobiseks üle aru. Et tegelikult ma küsiks praktikast. Et mul on üks selline kogemus, et kasuliku mudelile saadi tunnistus. Inimene hakkas sellega tegelema, see oli tema oma, ta oli täiesti kindel, et ta võib ainuõigust sellele omada ja tutvustas kuni peensusteni kõik seda töömeetodit ja kõik, mismoodi see seade tal siis töötab. Ja mõne aja pärast ta näeb, et siin samas Eestis ilma silma pilgutamata on keegi täpselt samasugust käinud tema juures tutvumas ja täpselt samasuguse asja tootmisse võtnud ja sellega loonud ka mingi firma ja hakkab sellega tegutsema. Ja ta pöördus siis minu poole ja ütles, et kuhu ma pean pöörduma. Mina nüüd küsiksingi seda, et missugune instants või organisatsioon lahendab seda, kas Patendiamet või see apellatsioonikomisjon või on mingisugune veel muu instants? Siis on vaja ikka kohtusse pöörduda. Kohtusse pöörduda? Aga mitte Patendiameti ega apellatsioonikomisjoni kaudu? Tähendab, meie registreerime need õigused, aga meie ei kontrolli seda, eks ole, kas keegi neid õigusi rikub ja meie nagu ei lahenda neid küsimusi. Nii et siis ta peab võtma selle suure pika tee koos suure rahakuhjaga ja pöörduma kas politseiametisse või kohtusse või kuskile, et hakata seda asja ajama edasi. Jah. Aga mõnikord piisab ka sellest, kui siis sellele, kes neid õigusi rikub, öelda, et teil on sellele asjale ainuõigus, see on ära kaitstud ja lõpetagu ära. Ja mõnikord lõpetatakse. Nahaalid ei lõpeta. Jah. Aitäh. Aitäh, Tiina Lillepool. Tänan, Tabel. Ja lõpetuseks ma tahaks öelda kõigile aitäh, kõikidele kuulajatele nii siin kui ka sealpool ekraani ja loomulikult kõige suuremad tänud auväärsele seltskonnale Patendiametist ja eraldi tahaksin ma tegelikult tänada just nimelt seda meeskonda, kes on mind aidanud selle seminari läbiviimises. Ja palun, Triinu Viste.
tema pani kokku selle kava ja aitas igatepidi mind. Suur tänu Annelile, meie kommunikatsioonijuhile, kes nii aktiivselt tegutses ja kõik hästi kujundas, ja suur tänu Mihhailile. Ja ma loodan, et meie koostöö Patendiametiga jätkub edaspidi, võib-olla tihedamalt. Aitäh!